ma olen nüüd näo ära puhastanud, toniseerinud ja kindlasti hästi oluline meigi aluskreem. Praegu väljas on ka külmad kraadid, et ta ikkagi kenasti kaitseks nahka ja ka pärast kasutame siia paneme tolmpuudrit peale ja tolmpuuder vajab kindlasti alusniisutust. Ja siis hakkame pihta. Ja päevameigi puhul on oluline, et oleks siuke kerge ja rõhutaks siis kas silmi või huuli, et ei oleks selline väga tugev, et oleks pigem selline mõnus loomulik mulje. Ja praegusel ajal on moes pastellised toonid, violetsed, roosakad toonid, ja noh, eks ikka talve ajal natukene vähem võib-olla seda sära, et on natuke külmemad toonid, et kas on hästi individuaalne. Nii, natuke kontuurime ka, võtame mädama tolmpuudri ja siis seda siis paneme kaela peale. Et kui me meiki teeme, kunagi ei tohi unustada kõrvu ja kaela, et siit samamoodi, et ei ole nii, et on ainult näo peal see jumestus, vaid ikkagi kenasti, et läheb dekolteesse ja see on ikkagi tervik ja näeb kena välja. Need tolmpuuder siis katab hästi? Jaa, aga hästi oluline on seda kinnitada, need kinnitusviise on erinevaid, mina kasutan kinnitusspreid. Kuna me teeme armsale Kadrile sellist mõnusat päevameiki, siis ma kasutan praegu sellist head kulmukeeli, et ta ei anna väga tugeva tulemuse, ma pärast kammin ta kenasti veel läbi, joonistab seda kulmu paremini välja. Nii. Ja siis võtame. Mina väga armastan, kui mul on olnud väga hea ripsmedušš, mis kõige paremad kulmu ja ripsmeharjad on, ära viska seda ripsmedušši ära, vaid võta see hari välja ja sa saad väga hea kulmu ja ka siis ripsmeharja. Kadril on sellised kenad silmad, suured silmad, et rõhutaks natuke lihtsalt seda laugu ja ma valin selleks sellise külma, mõnusa pruunika tooni. Mis alati tõstab kulmu, et paljudel on see probleem, et kulm ja silm on kuidagi koos. Siin muidugi antud modellil on väga kenad, ilusad silmad, suured ja kulm on kenasti kõrgel. Paneme natuke sellist heledat lausise nurgale ja kulmu alla. Ja hästi oluline on see, et see jumestus ehk siis silmameik ei läheks sellest kulmukaarest nagu väljapoole. Ja Kadri näo puhul tal on kenad põsesarnad ja siis me neid nüüd rõhutamegi, et võtame sellist mõnus roosakas violetne värv ja siis võib ka kliendil paluda naeratada, siis sa näed kohe kenasti ära ja sellised mõnusad liigutused. Ja selline on siis lõpptulemus. Mõnus kerge lokk. Silm on natuke rõhutatud ja selline huul on natuke julgema. Jumestuse puhul väga paljud inimesed pöörduvad minu poole, et tahaks osata sellist kerget jumestust ise kodus teha, aga ei ole oskusi. Siis ma pakun ka sellist võimalust, et inimene tuleb minu juurde ja siis me teeme niiviisi step by step, hakkame jumestust tegema ja siis ma soovitan talle erinevaid tooteid ja siis on selline konsultatsioon ja selline väike õppimine ja lõppude lõpuks ta saab ikkagi ka kena jumestuse. Nii et Kadri on meil valmis. Aitäh, väga kena. Nüüd me teeme siis kaunile Triinule õhtumeigi ja õhtumeigi puhul on siis natuke kontrastid suuremad, rõhutame silma rohkem,
aga ikkagi kõik peab tasakaalus olema, et ei tohi olla ülepakutud, aga see jumestus peab ka olema ikkagi nii-öelda vastupidav, et ta nii-öelda kui oleneb sündmusest, kuhu minnakse, et kui näiteks pulma minnakse, siis peab ikka hommikuni vastu pidama. Et selles mõttes kasutame lihtsalt pigmendi rohkemaid siis jumestuskreeme, ja ka concealerit rohkem, ehk siis peitepulkasi ja võib-olla natuke paksemalt paneme seda tolmpuudrit kinnituseks, kinnitustolmpuudrit, et lihtsalt jumestus kauem kestaks. Et praegu on selline loomulik Triinu ja kohe varsti näeme, milline ta siis õhtumeigiga välja näeb. Nii et hakkame tegutsema. Ja nüüd saigi meil Triinuga valmis kena õhtumeik. Et sellised mõnusad pasteelised toonid, violetsed, rõhutasime silma, natuke kulmu, ikka põsesarna, väiksed highlightid, kontuurimine ja tõime esile Triinu vapustavad huuled, et ma arvan, et Täpuline, sa meelitad liiga palju. Jah, et ma arvan, et selline tervik läheb kenasti kokku, et võib minna teatrisse, võib minna kuhu hing iganes soovib, et siis selline on meie kallis Triin. Meie pikk päev siin Juuksestuudios on nüüd läbi saanud. Aitäh sulle, Pauliine, et sa meid külla kutsusid. Et sina ja Metsa kutsusid meiki ja soengusse. Meid on kauniks tehtud. Just, me oleme siin soengust, jah. Et soengu meigid, nägime juuksehooldust kõigepealt, et on palju nähtud. Ja minu juurde siia Juuksestuudiosse saab ka värvima tulla, olen siin stilist. Teen lõikusi, värve ja ka jumestusi, soenguid, kõike, mis vaja, et vastavalt siis kliendi soovile. Et minu teeninduspõhimõte ongi hästi personaalne lähenemine ja et nii mina oleks rahul, aga eelkõige siis, et klient lahkuks siit rõõmsa meelega ja vist täna meil see õnnestus tüdrukud või mis te arvate? Ja kindlasti. Ja. Meil oli tore. Ja kõik ilusad järgmise korrani. Kohtumiseni. Kohtumiseni.